Jõulud on ilus aeg, kuid paraku on alati ka neid inimesi, kes peavad pühad haiglavoodis veetma. Lähedasele külla minnes teete te kindlasti palju rõõmu, kuid paraku võib see kaasa tuua hoopis vastupidise olukorra. See kohtumine võib jääda teile viimaseks. Haigla on koht, kuhu keskenduvad energiava immuunsusega inimesed, eakad inimesed, kasvavate haigustega inimesed ja nad on vastuvõtlikumad erinevatele haigustele. Kui neid külastada siis, kui oled haige, siis sa võid nakatada neid, nad põivad haigusi raskemini kui tavaline inimene. Näiteks me räägime sellest, et krooniliste haiguste põdevad inimesed või vanemiealised inimesed, nendel immuunsüsteem on elu jooksul on kahjuks natukene nõrgenenud. Ja juhul, kui nad saavad hakkama oma haigestumisega, näiteks kroonilise haigusega, siis kui lisandub veel gripiviirus, siis see võib osutuda viimaseks piisaks karikas. Ja inimesed lihtsalt surevad. Sellepärast isegi mõnede haigustunnustute korral, nagu nohu või köha, me väga palume, ärge külastage haiglaraavil olevaid patsiendi, ärge külastage oma vanaema ja vanaisa, kui nad ei ole vaktsineeritud, ärge külastage peresid, kus kasvavad väikesed lapsed, kuna nende immuunsüsteem ei ole veel välja arenenud. Igal hooajal meil on sellised juhtumid, kui inimene sureb just selle tõttu, et lähedased tulevad tihti pisikese lastega, kellel on nohu või väike palavik ja laps pärast terveneb ja läheb kooli või lasteaeda, aga vanemiealine kahjuks satub haiglasse ja olid juhud, kui neid ei suuti päästa. Oma haiglas me oleme siiski külastamise keeldu rakendanud, et haiged inimesed ja üldse inimesed ei tuleks oma sugulasi vaadata. Samas praktika näitab, et see alati nii hästi ei tööta ja parem, kui inimesed mõtlevad ise selle peale. Kui nad tunnevad ennast natukene haigena, siis parem, kui nad tõesti ei tule haiglasse. Sama muuseas soovitus kehtib ka hooldekodude puhul, et seal on ka inimesed, kelle immuunsüsteem on nõrgenenud. Vaatake griipi puhul, mis on eriti ohtlik, et inimene on nakatav teistele üks päev enne sümptomite ilmumist ja ta on juba ohtlik teistele. Sellepärast griipi hooajal tõesti tuleb vältida võimalusel külastamist. Alati on võimalikud teised võimalused suhelda, et võib helistada sugulasele, võib suhelda Skype'i kaudu näiteks. Et ei pea alati kohale tulema või kui ikkagi otsustate, et peate tulema, siis peate olema veendunud, et olid täiesti terve. Tuleb kaaluda, mis on tähtsam, kas inimese elu või jõulud. Midagi muud ma ei saa pakkuda.